Ma ütleks, et sotsiaalmeedia kindlasti üks, et Instagram, Facebook, et Instagrami üks hea omadus ongi see, et ta ei ole ainult nagu kohalikule, vaid ta on nagu üleüldiselt, et kindel on see, et sinu tööd näeb keegi veel peale selle, keda sina tead oma kõrvaltoast, on ju. Et aga kindlasti festivalid, et kuna ma olen ka tänavakunstnikuna festivalidel osalenud, siis ka mingit loomingut olen ma ka festivalide raames nagu ennast promonud, et see ampluaa või see, kus ennast promoda, on palju võimalusi, aga teisipidi ka palju piiranguid mingis mõttes, kuna sotsiaalmeedia puhul tulevad mängu igasugused algoritmid, kus sa oled vist algoritmi keskele taga, ühesõnaga, aga kindlasti neid võimalusi on ju, et tihti tuleb lihtsalt see, et tuleb ise ka olla natuke julgem, tuleb teha ekstra tööd. Maalikunstnikuna tihti on väga raske seda ekstra tööd teha, kuna sa fokusseerid ennast nagu maalikunstile, et siis nagu olla enda manager ka seal on tihti nagu paras siuke pähkel. Aga sellepärast ma arvan, et tulebki kunstnikuna teha erinevaid koostöid teiste inimestega, galeriidega, ka teiste kunstnikutega, ma arvan, et koos tehtud on ikka lihtsam kui üksinda rabada. Ma arvan, et Eestis on väga palju häid kunstnikke, aga paljuski mind on inspireerinud tegelikult vanad klassikud, aga kui rääkida nagu kaasaegsest kunstist, siis kindlasti tänavakunst, et tänavakunst ja siukesed võib-olla mulle meeldivad pigem siuksed värvikesksemad kunstnikud, näiteks nagu Kairo, kes on nagu tänavakunstnik ja isegi Kristi Kongi nagu varasemad tööd, seal, kus ta on kindlasti, mis mulle väga-väga meeldivad, et Kristi Kongi puhul mulle väga sümpatiseerib see, kuidas ta oskab värvi kasutada. Aga kui rääkida sellest, kes mind nagu üleüldiselt nagu elu vältel nagu on mõjutanud, siis ma paraku pean minema klassikute juurde ja tsiteerima, et Konrad Mägi, Adamson-Erikson, selle ampluaa poolest, et see, kuidas üks inimene oskas lihtsalt nii palju erinevaid asju teha. Aga välismaa suunas ma ütleks, et mulle väga meeldib Korea kunst. Näiteks nagu Gil Dren, kes mulle väga sümpatiseerib ja kes võib-olla mind ka mõjutanud. Ja võib-olla siuksed neoekspressionistid, Basquiat ja kõik need siuksed moodsamad väljundid, et need mulle väga-väga sümpatiseerivad. Eks mõningal määral on mind ka kubistidega nagu võrreldud, aga samas ma ei tahaks sellesse nagu kinni jääda. Ma ütleks, et see kindlasti oleneb, sellepärast, et on mingid asjad, mida ma olen näinud välismaal, mis võib-olla meie võiksime ka üle võtta, aga on ka mingid asjad, mida ma ütlen Eestis on, kus Eestis tõesti on väga palju võimalusi, et näiteks see, et meil Eestis üldse toimuvad noorekunsti oksjonid, on omaette nähtus. See, et Eestis on sellised tasuta pinnad, on omaette nähtus. See, et on mingid müügipunktid, kus kunstnikud saavad internetis müüa endast, on omaette nähtus, et kindlasti on neid võimalusi, aga kuna noore kunstniku siuke problemaatika ongi selles, et sa pead justkui nagu, kui sinna kunstivälja lähed, sa pead justkui kohe ennast defineerima, kes sa oled, kuidas sa ennast näitad ja see on võib-olla suurem katsumus. Aga neid võimalusi on ja ma arvan, et Eesti kunsti, kuna me oleme nii väike riik ja me ei ole päris sinna nagu, kindlasti mingil määral me oleme sinna jõudmas, aga kindlasti meil on ka pikk tee minna sellisesse suurtesse metropooli ühiskondadesse, kus on kunst ongi siuke nagu omaette nagu müügiturg, et siis Eestis võib-olla nagu mulle kunagi ütles koolis, et Eestis sa pead tegema seda oma asja seal tasakesi ajama ja üks hetk sa võib-olla jõuad sinna sellesse suuremasse maastikusse ka, aga kindlasti jah, et see väiksus võib-olla mingis mõttes piirab meid, aga mingis mõttes ka annab meile päris palju võimalusi, et luua asja sinna, kus seda ei ole.
ma loodan, et mu tööd annavad nagu mingisuguse positiivse nagu tunde, eriti noh, sellisel murettekitavatel aegadel on ju, et ma loodan, et nad tekitavad sellise positiivse tunde inimestes, et noh, et päike on ikka seal veel on ju, et sest noh, kuna ma olen paljuski inspireeritud Hispaania kunstist ja niisugustest nagu sellistest idamaistest kunstisuundadest, siis ma loodan, et ta noh, tekitas see tunde nagu, et korra sai seal reisil ikka käidud